Hei Siim, siin täna näitan sulle uue meetodi, kuidas lahutada kahte arvu omavahel. Teen seda kohe läbi näite ja siis pärast räägin ära, et miks see siis kasulikum meetod on või kus sa seda kasutada võiksid. Nii, võtame siis kõigepealt kaks arvu, võtame näiteks 3, 8, 3, 2 ja sellest lahutame siis lahutame näiteks 2, 5, 8 ja paneme siia veel näiteks 3. Nii, ja siin meetodil me ei hakka kohe alla kirjutama nagu eelmisel meetodil, vaid me hakkame kõigepealt kirjutama ülespoole, ma võtan siis ülespoole pisut ruumi juurde. Nii, ja see meetod käib siis niimoodi, et me vaatame põhimõtteliselt seda värvikodeeringut ja esimesena vaatame seda rohelist arvu siin. Nii, ja me ei alusta mitte siit paremalt poolt, vaid tasakult vaatame seda rohelist arvu siin all. Ja me lahutame selle rohelise arvu selle peal olevast arvust. Selle peal olevast arvust siis. Ehk siis, mis siin on 3 miinus 2. See on 1. Ilmselgelt siin ei olnud mingit küsimust. Ja ülejäänud arvud põhimõtteliselt ma kirjutan lihtsalt, mis siin on, kirjutan siia juurde. 8, 3, 2. Nii. Nüüd me oleme ära kasutanud selle arvu, selle tõmbame maha ja oleme kasutanud ära selle arvu. Selle saame ka maha tõmmata. Nagu sa arvuta võid, siis läheme edasi siia järgmise arvu juurde, selle, mis on selle rohelise 2 juures, see on 5, paremalt poolt lähenedes siis 5. Ja nüüd üritame 5 lahutada nendest kahest arvust siin. Ehk siis sellest arvust, mis ta otse peal on ja tema peal vasakul olevast arvust. Ehk siis meil on siin 18 miinus 5. No see on selge, see on 13. 13. Ja nüüd ülejäänud selle pudi me kirjutame sinna taha järgi. Ehk siin me oleme ära kasutanud selle arvu ja selle arvu. Nii, no siin ei ole jälle midagi muud, kui võtame järgmise arvu, võtame 8. Ja nüüd 8 lahutame ära sellest arvust siin. Ja 8 miinus, 133 miinus 8 on 125. See on üsna lihtne lahutamine. Nii, ühesõnaga me oleme ära kasutanud selle arvu ja selle arvu. 8 on läinud, meil on ainult üks arv veel jäänud. Ehk siis 3. Nüüd me üritame 3 lahutada siin põhimõtteliselt tervest sellest arvust. No see on lihtne tegelikult, sellepärast, et me muid arvu põhimõtteliselt vaatame peaaegu, vaatame neid kahte arvu siin ainult. Ja 52 miinus 3 on 49. Nüüd ülejäänud arvud kirjutame siia lihtsalt juurde. Nii. Ja nüüd selle kirjutame siia alla. See on 2, 1, 2, 4, 9. Ja mis ongi meie lahutamise vastus. Meil siin alguses oli 3, 8, 3, 2, 3832 miinus 2583. Ja selle vastus on see. Ja teda nüüd kontrollida, ma teen selle kõrval läbi kiiresti ka selle vana meetodiga. Mis tegelikult, et siis tekiks võrdlusmoment, et et mis nagu erinevus kirjapiltidel on. Nii. Ja mis ma hakkan tegema? Hakkan siin laenama. Võtame siit, see muutub 8, see muutub 12, 23 on 9. Nüüd võtame järgmise 2 on väike, 8 on suurem. Laename 8, see on 7, see on 12. Ja siin ei ole vaja midagi teha. Nii. Ja 12 miinus 8 on 4, 7 miinus 5 on 2 ja 3 miinus 2 on 1. Nii. Nagu sa nägid, siis meil siin selle teisel juhul meil oli niimoodi, et me sisuliselt kirjutasime siia asju välja. Minu enda kogemuse järgi on see, et selle puhul siin nii palju vigasid teha. Et kui ei ole väga kogenud, et seda peab nagu väga palju harjutama, et siin ei juhtuks mingit viga, et ma kuskil jätan mingi arvu juurde kirjutamata või jätan mingi arvu maha tõmbamata või põhimõtteliselt see vea tekkimise võimalus on suurem, aga iseenesest kirjapilt on see väga lühike, ilus, konkreetne, et siin ei ole liiga palju üleliigseid numbreid, mida lõpuks ei lähe vaja. Et alguses oli ainult see osa ja nüüd meil pärast on ainult pisuke juures. Aga kui me siin vaatame, siis me siin nüüd ei pidanud midagi meeles hoidma, me pidime ainult vaatama kahte numbrit korraga, et siin oli siis, vaatasime seda ja seda 5 ja seda ja 8 ja seda. Ühesõnaga siin ei tekkinud seda hetke, et kus me
midagi meeles peaks otseselt olema, see oli tekkinud hetk, et me midagi juurde peaks kirjutama kuskil siia üles, et need numbrid võivad hakata siin teise puhul võivad hakkama kuidagi, see on nii vähe ruumi, et sa võid hakata kuidagi kokku kirjutama või ma ei tea, mis igas probleemid võivad tekkida. Et kontrollimiseks näiteks on see meetod hea, et kui sa oled juba päris kindel ei ole selles arvutuses, siis katseta sellega läbi. Samamoodi kontrollimiseks võib ka tegelikult liitmistehte teha, et liidad vastuse ühe nendest arvudest ja vaatad, kas saad sama vastuse. Aga kui sul tõesti selline laenamine ei meeldi, siis võid vabalt proovida seda. Annab täitsa õigeid tulemusi. Ole tubli!